minul tuli see idee siis, kui me emaga koos eelmine sügisajas lehti riisusime. Neil olid hästi suured kotid ostetud. Miks ma kogu aeg sellest oksast läbi lähen? Ja me olime riisunud juba mingi tund aega, ikka väga kaua olime riisunud ja siis olime neid lehtkotti pand ja siis ma olin lõpuks nii väsinud, ma istusin sinna lehti täis koti peale. Ja siis sellest mul tuligi mõte, et see oleks väga mugav tool nagu õues õppimiseks. Kotil on hästi tähtis see, et nurgad oleksid hästi täis, et siis kott püsib paremini püsti ja on tihedam. Kui ma nagu istun peale, siis ma surun kõik kokku, aga see õhk, mis nende lehtede vahel on, see tahab välja saada, kui ma nagu ei lase, siis käib lihtsalt pook. Sain kõik kokku nüüd. Sest et rõhk on nii suur. Ma mäletan, kui õnnelik ma olin siis, kui mul see leiutis tuli. Siis mul tuli see täitsa nii juhuslikult ja siis me hakkasime seda kogu aeg edasi mõtlema. Et tuli igasuguseid täiendusi, et kuidas seda veel suust kasutada. Ja see tundus nagu nii ulmelile, et nagu ma mõtlesingi midagi välja, mida keegi pole nagu veel nagu suutnud nagu meie maailmas välja mõelda. Sul tulevad leiutised siis, kui sul neid vaja on. Ja noh, küll minul oli seda vaja, siis seda õuesõppekotti oli. Kui ma teen selle koti valmis, siis talve jooksul komposteeruvad need lehed ja kevadel saab siis seda kasutada peenardel mullana. Kui me kunagi kõik koos Marsil elame, siis kust me siis nagu mustikaid korjata saame? No kui me Marsil elama lähme, siis me peaksime ehitama Marsile kasvuhooned, milles oleks siis selline temperatuur, millel saaksid kasvada ka taimed ja näiteks kas või mustikad. No, lähme tuppa või? Ja lähme teeme oma rullbiskviiti. Ka vist valmis, ne? Kas nagu kosmoses saaks ka küpsetada? Mõtle, kogu see täigen lihtsalt vooleks nagu mööda nagu kööki ringi. Ei oleks, sest et Marsil on juba gravitatsioon. Nagu sellest kosmosejaamas ei saaks küpsetada, aga Marsil saaks. Marsil saaks. Minu õpetaja ütles mulle, et ma olen sotsiaalne individualist. Ehk siis ma olen väga sotsiaalne, kõigiga räägin, aga siis kui mingi töö tuleb, siis ma teen seda kõige parema meelega üksi. Minu õele, tema klassijuhataja kirjutas talle, et kogu aeg kõigiga suhtleb ja räägib ja kui midagi teha on vaja, siis ta teeb üksinda. Ja siis, kui minu ema seda nagu luges, siis ta oli nagu, et Saara, tule vaata, et meil siin väike koopia sinust. Et sa oled täpselt samasugune ja kõik on öeldud, et ma olen oma õega hästi sarnane. Leiutamisega sa nagu saad enda mõtlemist tööle panna või nagu sa ise hakkad nägema erinevaid viise, kuidas probleeme lahendada. Inimesed nagu leiutavad, siis nad nagu saavadki mõelda, et nad teevad nagu elu teistel ja endal ka paremaks, et nad leiutavad nagu midagi kogu aeg teiste ja enda heaks. Mina arvasin, et see võiks olla uudne kosmoselaev, et sellega saaks nagu kosmosesse minna, aga samas, kui inimesed ei tahaks nagu päris kosmosesse lennata, siis nad saaksid nagu minna erinevatesse nendesse planeetidesse nagu. Et siin on Merkuur, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun. Et kui sa tahaksid näiteks kogeda, mis nagu on Marsil, siis sa lähed nagu sinna sisse, siis see Marsi atmosfäär või nagu kõik siuke tolm ja siis sa nagu saaksid aru, mis tunne seal nagu oleks. Sellel aastal on ju väga palju muutunud. Esiteks ma vahetasin kooli, siis Saara läks Hongkongi nagu, see ei olnud mitte kunagi nagu. Seda isegi osanud mõelda, et ta võiks midagi siukest teha ja siis... Robis-padi ka. Tšau! Tšau! Kas sa näed mind? Tšau! No kuidas läheb siis? Täna ma kuulsin, et teil oli taifuun. Või meetrid sekundid? 155 või? Meetrid sekundis. See on meie jaoks päris harjumatavad siuksed tuuled tulevad. Et see on väga kiire tuul, nii et siis tuleb ettevaatlik. No jah, tuleb olla ja
aga kuidas sul muidu üldiselt läinud on, et noh, mitte ainult see tänane päev?